Tere! Ma tahan täna vastata ära ühele väga olulisele küsimusele, mille meie vaatajad on küsinud. Ja see küsimus on see, et kuidas jääda keerulises vestluses rahulikuks. Mina olen Margo ja mulle meeldivad argumendid. Täna tulen teie juurde Telliskivi loomelinnaku kõrvalt sisustussalongist Borg, kes on lahkelt lubanud meil siin enda juures seda videot filmida. Suur aitäh neile! Ma alustan seda videot täna ühe looga. See lugu räägib ajast, kui ma keskkooli ajal käisin õppimas Inglismaal. Mul oli üks ühiselamukaaslane, tema nimi oli Alex. Siis me käisime aeg-ajalt koos korvpalli mängimas. Alex oli 11 hulgas. Ja Alex oli vehkleja muidu oma põhispordiala poolest. Ja siis päris mitmel korral juhtus niimoodi, et kui ma olin parasjagu palliga, olin minemas rünnakule, siis Alex tuli kaitsesse ja võttis mul palli ära niimoodi, et mul käsi tegi veel nagu paar liigutust edasi pärast seda, kui mul palli enam ei olnud selle käe all. Ja see põhjus oli selles, et Alex oli lihtsalt hästi kiirete liigutustega nagu vehklejale kohane. Ja tema jaoks kõik see, mida meie ülejäänud seal palliplatsil tegime, tundus olevat aegluubis. Ma tulen kohe varsti tagasi selle juurde, kuidas see Alexi lugu seondub sellega, et kuidas jääda siis keerulises olukorras rahulikuks. Aga argumendid, mis mulle väga meeldivad, on ratsionaalsed. Nad tulevad siit, tulevad meie otsmikusaгаrast ja probleem on selles, et otsmikusagar on aeglane mehhanism meie sees. Meil on 3 sellist psüühilist mehhanismi. Üks on harjumuspärane käitumine, mõtlemine ja suhtlemine. Teine on emotsionaalne mõtlemine ja suhtlemine ja 3. on siis ratsionaalne. Nii et kui ma küsin teie käest, palju on 27 korda 13 ja te hakkate selle vastuse peale mõtlema, siis see on see, mida teie ratsionaalne mõte teeb, aga see vastus ei tule teil kohe, see võtab aega. Nüüd, kõnevoorude vahetumine eesti keeles on võrdlemisi kiire. Me kipume teineteisele vahele segama ja kui ma saan oma kõnevooru, siis mul on aega alla sekundi, et hakata midagi ütlema. See on väga kiire aeg. Selle ajaga sageli ei jõua otsmikusagar käivituda. Erinevad uuringud näitavad, et otsmikusagara käivitumisaeg on selline 1,2 sekundit umbes, kõige kiiremad käivitumisajad. Lisaks sellele me oleme oma erinevad kirjalikud suhtlusvormid ajanud väga-väga kiireks. Ehk et kui ma kirjutan arvamusartiklit, mida ma palju kordi üle loen, siis mul on aega ja ma saan selle muuta rahulikult argumenteerituks. Aga kui ma kirjutan sotsiaalmeedias kommentaari või tekstivestluses vastan, siis see on hästi kiire. Ja seal enamasti kipub juhtuma, et ei jõua käivituda ratsionaalne mõtlemine, vaid see vastus tuleb kas siis harjumuse pinnalt või see vastus tuleb emotsionaalse režiimi pinnalt. Ja nüüd sellest tulenevalt on siis 2 asja, mida me saame teha selleks, et keerulises olukorras jääda rahulikuks ja et ei tuleks mitte pärast meelde, et mul olid need argumendid ja see struktuurne kuulamine, vaid et see tuleks meelde õigel hetkel, siis kui ma parasjagu selles vestluses olen. Ja need 2 asja on. Esiteks, võidan aega juurde. Ehk annan oma ajule, oma ratsionaalsele mõtlemiskeskusele aega reageerida. Ja kuidas seda siis teha võiks? No, seda võib teha niimoodi, et sa õpid paremini hingama ja võtad kõnetempo alla. Eesti keele rääkimiskiirus on selline 170 sõna minutis. Võtad seda kõnetempot natuke alla. Või sa võid, kui su käest küsitakse midagi, sa võid korrata selle küsimuse küsijale tagasi ja sellega annad natukene endale aega. Või sa alustad vastamist natuke kaugemalt. Kavatsusega anda see päris vastus ka, aga alustad natuke kaugemalt. Ja mõnel puhul on võimalik isegi võtta väike paus, selline mõne minutine minna võtma vett või kohvi või tualettruumi külastama. Kõik selleks, et anda oma mõtlemisele korraks aega. Ja see aeg aitab sul reageerida siis rahulikult, mitte selle esimese harjumuse või esimese emotsiooni pealt. Nüüd, see oli siis esimene 2 asjast, et anda enda ajule aega. Nüüd teine on see, et mis meid veel ärritab, on see, et mida lähemalt mingi sisu meid puudutab, mida rohkem see meie nii-öelda ego pihta käib. No, võiks öelda, et loobu oma egost, aga see on teekond, mida paljud ei viitsi jaksa taha ette võtta. Nii et siis harjumus, mille me saame endale sisse kujundada, on see, et me seome sisu lahti isikust. See on siis see teine nõuanne, eks. Esimene oli, et anna ajule aega ja teine on, et seo sisu lahti isikust. Ja kuidas see käib?
Seda ei saa kahjuks teha niimoodi, et ma mõtlen selle peale vestluses, sest mäletate, mõtlemiskeskusel pole aega reageerida. Ta jõuab alles hiljem tagantjärgi reageerida. Ja see tähendab seda, et kõige kiirem osa meie ajust on see harjumuspärane käitumine. See on see, mida aju kõige esimesena alati rakendab ja proovib. Ehk siis, kui me harjutame endale sisse ühe sellise reaktsiooni, et sisu mitte isik, kõige lühem, kõige konkreetsem, sisu mitte isik. Esimestel kordadel, kui te seda proovite, see võib-olla ikkagi meenub teile alles pärast seda, kui teil see kriitiline olukord on juba läbi. Aga järgmistel kordadel see hakkab teil tekkima juba sel ajal, kui teil on parasjagu mingi nagu selline vestlus, kus te muidu võib-olla ärrituksite, kas siis sisemiselt või väliselt, siis teile meenub see sisu mitte isik. Ja mida see tähendab, on see, et kui keegi ütleb mingis suvalises vestluses, ütleb näiteks, et rumal oled peast, et kohtusse pöördumine on liiga kallis. Siis rumal oled peast on nagu konkreetselt sinu vastu, sinu ego pihta suunatud selline lauseosa. Siis selle asemel, et vastata, et ise oled loll, et muidugi meil on nagu nii palju raha, et hagi eest riigi lõivu tasuda. Siis selle asemel tuleb sul pähe, et sisu mitte isik. Isik on see esimene pool, sisu on see teine pool. Ja selle asemel sa vastad halduskohtusse pöördumisel riigilõiv on 15 eurot. Ja jätad kogu selle isiku poole sealt kõrvale. Nüüd oluline on see, et see kujuneb harjumuseks. Ja kui sa oled praegu käid koolis või käid ülikoolis, siis mine väitlusklubisse ja seal saad palju harjutada. Sellepärast, et seal juhtub nüüd täpselt see sama asi, mis Alexiga korvpalliplatsil. Väitluses on pinge väga peal, kiirus on väga suur. Ja kui sa oled väitlustes palju seda asja harjutanud, siis kõik tavapärased vestlused tunduvad sulle kujunevat või kulgevat aegluubis. Täpselt nii nagu Alexile, kes oli vehkleja, kulges see meie korvpallitempo täiesti aegluubis ja ta võttis selle palli ammu enne seda ära, kui ma üldse aru sain, mida ta tegi. Kui sul seda väitlusklubisse mineku võimalust ei ole, siis võta oma tavapärased kas koosolekud või muud vestlused ja hakka endale vaikselt sisse harjutama seda sisu, mitte isik mõtet. Ja mõne kuu pärast sa avastad, et see on saanud harjumuspäraseks ja see harjumuspärane rakendub siis palju kiiremini kui emotsioon või kiiremini, kui su mõte jõuab sellesse olukorda järgi. Nii et need on 2 sellist mõtet, anna ajule aega ja sisu, mitte isik, harjumus, mis aitavad keerulistes olukordades jääda rahulikuks. Aitäh vaatamast, sisukaid argumente!